Tere, Tere, kuidas su nimi on? Kairit. Sul on väga huvitav soeng. Jaa, Nii värviline. kevad. Väga julge. Jaa. Kairit, Mul on lokid, nii et see muidu, kui soengu pähe teed, siis on ikka ilusam. Ma olen tööl. no lokid on ka, praegu on ka väga ilus, väga julge. Tere, Kairit. Tere. Mis küsimus sul on? Mul on kogu aeg magusa nälg, täitsa sõltuvus. Ja sa tahad... Soolast söön vähem kui magusat. Ja see on mul kehakaalule mõjunud. Ja ma tegelikult tunnen, et ma olen nii stressis juba sellest. Ja ma ei suuda loobuda. Mul on praegu klient, kes on võtnud mul 10 konsultatsiooni ja tema pealmine teema on ülekaal. Ja me oleme nagu selles mõttes igast nurgast uurinud seda teemat. Ja see, mis kõige rohkem kõlab sealt, on see, et söögiga süüakse kinni mingid negatiivsed emotsioonid. Ehk siis niimoodi, et ma ei suuda nagu mingite emotsioonidega toime tulla, mingi stressiga ja siis ma söön seda kinni lihtsalt. Et siin ongi põhimõtteliselt küsimus, et millega ma ei suuda oma elus toime tulla või mis emotsioonidega ma ei suuda oma elus toime tulla, et ma pean seda kinni sööma. Selles mõttes, et see on väga sarnane ka nikotiiniga, alkoholiga, et söög on täpselt samasugune sõltuvus. Et seal kindlasti on ka mingid psühholoogilised põhjused, mida saab uurida lapsepõlvest. Aga jah, ma vaatan siis lihtsalt kaartidel praegu, mis vastused tulevad. Ja ükskord uuesti, et mis on see küsimus, mis ma küsin kaartidel? Mis aitaks sul lahti lasta? Mis aitaks sul loobuda sellest? Jah. Mis aitaks vabaneda sellest magusa isust? Vähendada seda. Mis aitaks vähendada seda magusa isu? Okay, mida sa kompenseerid selle magusaga? Kas sa... Selle mees praegu on? Ma ei tunne sinu kõrval meest praegu. Kas sul mees on? Ametlikult on, aga 1,5 aastat juba elame lahus. Aha. Siin on selline lugu taga. Sest ma vaatan alateadvuse tasandil. Ma tunnen sinu sees sellist... Ma lihtsalt kirjeldan, kuidas ma tunnen ja siis interpreteerime. Ma tunnen sellist auku, suurt auku sees. Ja mul on siuke tunne, et sa nagu selle magusaga midagi kompenseerid enda sees. Ja ma küsisin, et mis on see, mida sa kompenseerid läbi magusa. Ja mulle tuli perekond. See on nagu isu perekonna järele tegelikult. Isu perekonna järele. Ja siis tekkiski küsimus, et kas sul nagu mees on. Ja mul tuli vastus ei. Ma küsisin kaartidelt, kas sul on mees. Mulle näitab üksinda naist. Vot, et see on tegelikult soov sooja perekonna järele. See on lihtsalt nagu mõistmiseks, mis on seal taga, on ju. Mida sa kompenseerid läbi selle magusa. See on igatsus perekonna järele. Ja perekonna all ma mõtlen suhet selles mõttes. Jah. Okei.
Siuke kurbust tead nüüd. On. Armastuse järele. Aha, mis võiks sind praegu toetada selles armastuse igatsuses? Mul on raske sulle praegu leida mingi muu asendus, sest see on ju tegelikult asendus. Magust on tegelikult asendus, et kui sa leiad mingi muu asenduse, siis on ka asendus, vaata. Aga siin on nagu kas mingi hobi või kas ma mõistan õigesti? Jah, mis hobi see võiks olla? Ma ei tea, ma praegu sulle ütlen, aga ma näen, et sa ei võta seda infot vastu. Et ma ei tea, siin on kas mingisugune hobi, aga mis hobi ma hetkel aru ei saa. Ühesõnaga, see on asendus ja seda on kas võimalik millegi muu tervislikuma asendada. Aga seda auku praegu ei saa täita. Ei saa. Seda saab ainult ajas täita. Kui sa tead, see on väga lihtne öelda, aga väga keeruline teha, kuidas õppida ise ennast armastama. Mis mina näiteks teen? Et minul on ka see auk. Sellepärast, et kui ma olin väike laps, ma tundsin ennast hüljatuna. Ma tean, ma nägin su laivi, kui sa rääkisid. Ja minusse tekkis see armastuse puudus. Ja kui ma kasvasin suureks, siis ma püüdsin seda auku täita läbi meeste, läbi suhete, et see mees annaks mulle selle puudu oleva armastuse, täidaks minu sisemist auku. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et see ei toimi nii. Et probleem pole meestes, vaid probleem on minus. Probleem on selles, et ma seda auku täidan meestega. Või kui neid mehi ei ole, siis millegi muuga. Näiteks alkoholi või nikotiiniga. Ja siis ma hakkasin muurima seda kohta, et okei, et kui ma enam ei otsi seda meestelt, kuidas ma siis saan pakkuda seda iseendale? Ja nüüd ma avastasin umbes 6 aastat tagasi ma läksin teadlik minna kooli Jure Bihonski juurde. Ja ta räägib väga palju tööst sisemise lapsega. Mis see tähendab? See tähendab, et minu sees istub see väike Anastasia. Minu sees on see osa olemas, kes tunneb armastuse puudust. Ja see osa on siiamaani alles. Ja ka sinus on see osa alles, mis tahab seda armastust saada suhtest. Igatsus armastuse järele, perekonna järele suhtest. Aga seda ei ole ja siis ma võtan magusat selle asemel, kas või kuidagigi tunda ennast hästi, sest ma muud moodi ei oska toime tulla. Ja siis, mida ma teen? Mida võid ka sina teha, kui sa tahad? Ma ärkan hommikul üles ja esimese asjana ma istun lihtsalt diivanile ja võtan ühendust selle osaga minu sees, kes tunneb ennast hüljatuna. Ehk siis panen silmad kinni ja kujutan ette 10-aastast Anastasiat või 5-aastast või 3-aastast. Parasjagu, kes tundis seda armastuse puudust. Ja siis ma pööran talle tähelepanu. Sest see osa igatseb minu sees. Mitte see täiskasvanud Anastasia, vaid see 10-aastane. Ma pööran talle tähelepanu ja küsin, mida sa täna vajad? Kas sa tahaksid kallistust või sa tahaksid jäätist või sa tahaksid kinno täna minna? Või sa tahaksid, ma ei tea, rattaga sõita täna? Ja siis niimoodi päevast päeva läbi väikeste sammude ma täidan selle väikse Anastasia soovi.
no. Ja niimoodi väike samm täna ma küsin endalt sellelt osalt, kuidas ma saan pakkuda sulle armastust, mida ma saan teha selle jaoks. Et kui sa väikselt lapselt küsid, et mida ta vajab, mida ta tahab, ta ütleb sulle kohe, sest väiksed lapsed teavad, mida nad tahavad. Ja ka sinu ja minu sisemine laps teab. Ja siis niimoodi väikeste sammudega päevast päeva sa vaikselt hakkad täitma seda auku enda sees. Okei. Vot, see on praeguseks ainuke võimalus, kuidas ennast armastada, mis ma olen leidnud. Ehk siis põhimõtteliselt meie sees on olemas see osa, kes tunneb ennast mahajäetuna või hüljatuna, kellele ei antud piisavalt armastust lapsepõlves. Ja kui välismaailmast mul ei ole partnerit, kes pakub mulle armastust, ma kukun sellesse seisundisse, kus ma olen jälle 10-aastane tüdruk, kes tunneb ennast üksinda, kurvana ja niimoodi. Ja siis ma hakkan sööma, et seda mitte tunda. Ja. Vot. Ja siis lihtsalt on vaja sellele osale pöörata tähelepanu ja söömise asemel küsida, kuule, mida sa vajad täna? Okei. Ja teha seda päevast päeva. Ja mitte keegi, sest mitte ükski mees ei saa pakkuda sulle seda isa armastust, mis jäi lapsepõlvest puudu. Või ema armastust, ema lähedust. Ükski mees ei saa teha seda. Kuidas sa ka ei tahaks, et see mees asendaks sulle isa või ema? See ei ole võimalik lihtsalt. Ainult on võimalik pakkuda iseendale. Küsimus on ainult, kuidas? Ja. Vot, mina olen leidnud sellise viisi. Ja. Selline soovitus minu poolt. Aga kas seda peab kohe hommikul tegema? No sa võid teha ükskõik mis ajal. Sa võid teha õhtul, hommikul, päeva keskel. Aga eriti siis, kui sa tunned enda sees seda tunnet, mida sa tahaksid kinni süüa magusaga. Et sa natukene võtad pausi selle asemel, et kohe süüa, võta šokolaad sisse, Sa võtad pausi, lubad endal tunda seda tunnet ja siis kohtud selle oma sisemise osaga, kes nii tunneb. Ja rahustad teda. Kõik on hästi. Teed endale kalli. Sest see väike tüdruk sinu sees igatseb ja tunneb seda. Ja mitte keegi muu ei saa seda sulle pakkuda peale sinu iseenda. Vot. Aga aitäh sulle. Aitäh sulle ka. Kõike head. Kui sa vajutad ristile, siis läheb kinni. Okei.